Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Pankrot! Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja. Kergitan paati, reedest saati. Olen eksplodeerinud mitut joogivaati. Sõõruma, anna palun oma kreditkaarti. Muidu orgunni ma pean oma atendaati. Sest mul on paha, laske mind maha tuumapohmel. Ja rahi pole, et lõpp tuleks. Klubis käest annan viimse sendi. Libedal. Tengel pung on tühi, jälle nendin. Kibedal, sest keegi ei maksa kunagi piisavalt. Oma äridega suurem jagu alati länan. Ema aitab küll alt laenata. Pidevalt pole hea, seega tea. Papi pole meil nii pea. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, põlvõteb kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad plavaani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, põlvõteb kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad plavaani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Kontoris käin tööl, et saaks kodus lauda katta. Päriselt puljongit on veidi panna patta. Aga suprade käest raha laenamata. Võin kinnisvara auto ostuplaanid maha maksta. Iga jumalama palgapäeval jälle mõistatan. Kuhu kõik see rull läheb jälle maatan. Autost ma ei räägi, saaks vähemalt jalgratta. Mu tee hea olu nii on raske kui Kolgata. Kord narkaritet peksime välja suure saagi. Müüa üritasime maha selle laari. Nüüd keha suitsustimund ära tõmbasime kraami. Nagu tulehauk kuivastus kui oota praami. Võlga sisse nõudmas käib jõuline genaadi. Võlakateks ära võttis fotoaparaadi. Vastu lõugu 2 korda ka siis veel saadi. Nupagaadi ja papi ei saagi. Me papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, põlvõteb kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad plavaani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, põlvõteb kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad plavaani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Peeter Koppel ja Priit Hõbemägi. Laulis meile Toe Tag, laul on teadagi Pankrot. Ja miks just see laul? Siis sellepärast, et riigieelarvele esitati Riigikogus sel nädalal 66 lisaettepanekut või muudatusettepanekut. Ja selge on see, et need esitajad teavad juba väga hästi ette, et nad pappi ei saagi ja selles mõttes seisab nende ettepanekutel ees pankrott, aga samas võiks öelda ka seda, et tegu on mingist sorti avalikkusele suunatud demokraatia tsirkusega, sest ega valitsus ei pea ja suure tõenäosusega ei kavatsegi neid opositsiooni poolt esitatud ettepanekuid vastu võtma. Ja need opositsiooni poolt esitatud ettepanekutest kõige tõsisem oli muidugi Isamaa nii-öelda alternatiiv riigieelarvele. Opositsioon, seda enam Eesti kõige populaarsem partei peabki pakkuma kriitilist alternatiivi, iseasi kuivõrd realistlik see Isamaa pakutavad värgid on. Maksutõusude ärajätmine oli üks sõna, eks ole, mis küll vähendaks riigi tulusid, aga aktsiisitõusude ärajätmine suurendaks riigi tulusid, loen ma sellest Isamaa ettepanekust välja, ja vähendada valitsemiskulusid, ka see on ju valitsuse eesmärk, aga riigikaitsele veel raha juurde, nii et mina tegelikult pean tunnistama, et opositsiooni muudatusettepanekutest mina välja ei lugenud, kuidas siis ikkagi riigieelarve nagu korda saaks. No opositsioon teeb opositsiooni tööd antud kontekstis ja nad teevad, nad on ennast kätte võtnud, nad on teinud midagi ära konkreetselt. Selle kõige käigus nad saavad väljendada ka seda, et millised nende poliitilised seisukohad on. Nad ei pea võtma mingisugust sisulist vastutust ja nad saavad tegelikult jällegi valijaskonnale kommunikeerida seda, mida nad asjadest arvavad. Keskerakond saab kommunikeerida seda, et näiteks pankasid tuleks selgelt ja jõuliselt ja teistmoodi maksustada kui seni. Et tõepoolest, nagu juba mainitud sai, poliitsirkus, aga selles mõttes siiski tubli, et on opositsioonilt midagi enam-vähem konkreetset ja arusaadav, et opositsioon teeb ikka tööd ka, mitte ei ole lihtsalt opositsioonis.
No sel nädalal oli ka selline huvitav sündmus, kus siis Konjunktuuriinstituut, kes oli valmis saanud oma majandusülevaatega ja tahtis rääkida siis kehvast majanduse olukorrast, üritas valitsusega saada kontakti või majandusministeeriumiga, saada kontakti ja arutada siis ühist selle ülevaate tutvustamist ja nii nagu siis Konjunktuuriinstituut ise ütles, et koputasime, aga keegi lahti ei teinud ja lõpuks siis otsustasid ise oma ülevaate lihtsalt üles panna, kui siis majandusministeeriumi käest küsiti, siis öeldiselt, et meil ei olnud praegu selleks nagu aega põhimõtteliselt, aga et me teeme selle kohta pressiteate tegemine, nagu me kõik väga hästi teame, võtab aega, see on suur tõsine töö, see vajab palju konsultante ja et paneme selle pressiteate varsti ka üles, tõenäoliselt võtab veel paar päeva, aga see tundub, et see on mingisugune selline uutmoodi trikk, mida mina ei olnud nagu varem näinud. Teatavasti on ju Reformierakond see, kes tahab kogu aeg meile kommunikeerida, et te olete kindlates kätes, majandusega läheb hästi, seda neid märke, et hästi hakkab minema, neid võib otsida kas või iga kivi alt ja midagi kuskilt ikka leiab. Aga kui nüüd Konjunktuuriinstituut, mille maine on selline hea ja bränd on tugev, korraga tahab koos majandusministeeriumiga rääkida sellest, et tegelikult asjad paremaks ei lähe, et see jutt päriselt ei päde, mida meile räägitakse poliitilisel tasandil, et majanduslik olukord läheb paremaks. Ja siis miskipärast ei ole poliitikutel soovi tulla, istuda laua taha ja seal olla. No mulle tundub, et paljud inimesed, kes võib-olla vaatavad Aktuaalset kaamerat ja näevad kedagi Konjunktuuriinstituudist rääkimas, tavaliselt Konjunktuuriinstituudi juhti, neil võib-olla on tekkinud selline illusioon, et see on mingisugusel viisil riiklik institutsioon. Ei ole. Seda toetavad ettevõtjad, see on täiesti eraõiguslik institutsioon, mis põhimõtteliselt uurib siis seda, et mismoodi need samad ettevõtted, kes seda toetavad või seda struktuuri üleval peavad, et kuidas need ennast tunnevad ja mis nad tulevikust arvavad. Ja see, mis siin eelmisel nädalal juhtus, minu meelest illustreerib mõnevõrra sellist pinget või konflikti, mis tegelikult on tekkinud ettevõtjate ja riigi vahel, et ettevõtjatel paljudki välistest asjaoludest tingituna ei lähe hästi, nad tunnevad, et tellimused vähenevad, käive kukub, pinge kasvab ja selles kontekstis nad on juba niigi pinges ja pahased ja siis neile ei meeldi see ka, mis riik teeb ja see Konjunktuuriinstituudi ja majandusministeeriumi väikene konfliktika on järjekordne illustratsioon sellest, et tegelikult natukene kipub vist olema niimoodi, et ettevõtjad ja riik on omavahel tülis. Jah, muidugi sõltub see ettevõtte vormist, ehk siis nii palju, kui mina olen suhelnud näiteks nende ettevõtetega, kes on otsapidi seotud kaitsetööstusega, siis nende, tõsisel näol on küll kerge selline positiivne naeratus, ehk siis tegelikult neil tundub, et läheb hästi, aga see on ainult üks ettevõtte valdkond. Kui vaadata nüüd seda paari päeva tagu statistikat, siis eelmise kvartaliga võrreldes on majandus jäänud samale tasemele, väidab Keskpank. Ja Euroopa Liidu majandus on natukene keskmiselt siis kasvama hakanud, ehk siis mina saan aru, et selline suur langus on küll pidurdunud ja aasta taguse 3. kvartaliga meie SKP vähenes 0,7%, mis ei ole väga õudne näitaja võrreldes sellega, mis siin vahepeal toimus. Ta ei ole õudne, aga selle kõige taustal on üks selgelt suurem probleem. Ja see suur probleem on tegelikult see, et kui me vaatame oma neid peamisi ekspordipartnereid, siis meie peamistele ekspordipartneritele on kohale jõudnud sellised struktuursed probleemid, mille eest mõnda aega tagasi alles hoiatati. Ja need on sellised probleemid, mis ei lähe ära, ehk siis võib-olla Saksamaa puhul me suurest võlakoormast nagu rääkida ei saa, Soome puhul saame. Ei lähe see võlakoorem kuhugi ära. Rahvastiku vananemine ka kuhugi ei lähe ära. Saksamaa puhul energiapoliitika on olnud eepiliste proportsioonidega läbikukkumine ja nende peamine eksporditurg Hiina on nagu selgelt nõrk. Ehk see olukord
kus siis nagu veel paljud inimesed arvavad, et me oleme siin mingisuguses tsüklilises masenduses ja meil varsti hakkab ikkagi ka tsükliliselt paremini minema, siis jah, tsükliliselt võib-olla hakkabki natukene paremini minema, aga see struktuurne taust on see on paraku see, kus pill on tulnud pika elu peale ja sellel ei ole mitte mingisugust kiiret paranemist loota ja isegi ei tea, kus kohas see paranemine tulla saaks hetkel. No jaa, aga närvi ajab ju see, kui läheb naabril liiga hästi, kui endal läheb kehvasti ja siis me ju loeme väljaannetest üle päeva seda, et millegi pärast Leedul läheb hästi ja Leedus kõik lendab. No ütleme, Saksamaa on Leedul ikka tükk maad lähemal kui Eestile ja kindlasti on ma kujutan ette, et Leedu üks olulisi majanduspartnerid on Poola, mille majandusele läheb hästi justkui, aga Saksamaa on neile sama oluline ja Saksamaa on ka Poolal oluline. Mis ime seal siis on, et kuidas siis on võimalik, et meil ei lähe hästi, aga Leedul miski pärast läheb hästi. Ja lätlased vaikselt tulevad meile nüüd nagu ikka sammudega järgi sellesse majanduslangusesse, kust meie oleme peatunud või võib-olla hakkame piisi tasa välja tulema. No Leeduga veidikene kipub olema selline lugu, et tõepoolest leedukate jaoks ka kahtlemata Saksamaa on tähtis, aga nad on ikkagi seal Poola külje all ja Poolal viimasel ajal tõesti läheb juba päris tükk aega päris hästi ja Poola on selles mõttes huvitav koht, kus siis on piisavalt palju inimesi, et nagu ka sisetarbimine tegelikult aitab päris palju majandust. Ja see on jällegi, ma olen ilmselt üliõpilastele ja kellele iganes seda väljendit palju kasutanud, et haikala ka tavaliselt ujuvad kaasa sellised väikesed triibulised kalad ja kui haikala saab midagi kätte, siis haikala saab söönuks, aga need väikesed triibulised kalakesed saavad ka söönuks. Ja üllataval kombel kangesti paistab seda moodi, et Leedu on see triibuline kalake Poola nimelise hai külje all. Aga me oleme ise need lootskalad ja need on, ma arvan, et nii Läti kui Eesti ja Leedu on kõik sellised lootskalad ja see suur saksa hai, mis seal ujub ühesõnaga, et siis me oleme seal kuskil tema ümber ja meil on muidugi Soome ja Rootsiga. Aga huvitav oli see, mis siis, kui kommenteerides neid kolmanda kvartali majandustulemusi, siis majandusminister Keldo ütles nii, et konjunktuuri analüüs, see, mida siis minister ei soovinud koos konjunktuuriinstituudiga esitada, et see toimus nagu liiga vara üleüldse, et see oli septembri esimeses pooles ja ma nüüd tsiteerin ministrit, ma julgeks öelda, et pärast neid uuringuid on ju olnud ka häid sõnumeid. Ja nüüd, kui ma paluksin teid öelda, millised need head sõnumid siis majanduses on olnud, siis ma võin mürki võtta, et ei arva seda ära, aga Erki Keldo sõnade järgi on see, head sõnumid on see, et valitsus on kokku leppinud julgeolekumaksupaketi ja peaminister on kinnitanud, et järgmised 2,5 aastat on maksuraha. Et kui me võtame nagu siis majanduse edenemise positiivseteks kriteeriumiteks see, et kokku on lepitud maksupaketis ja peaminister on midagi lubanud, siis ma arvan, et oma ülesannet, siis poliitilist ülesannet levitada Reformierakonna kõikvõimsuse kohta värvikaid sõnumeid on minister Keldo igal juhul eeskujulikult täitnud. Jah, need otsused on tehtud, valitsus on need otsused teinud. Aga need ei ole ju majanduskeskkonda parandavad otsused. Ei, muidugi ei ole ja ausalt öeldes väga palju segadust on ikkagi näiteks nende maksudega ja ma olen saanud mitut tagasisidet automaksu kohta, mille puhul mõned inimesed ütlevad, et nad ei saa üldse aru, et kui nad teevad seda automaksu kalkulaatorit, mis on täiesti ametlikult valitsuse koostatud, siis nad ei saa aru, et kuidas näiteks kaubiku omanikul tuleb maksta rohkem kui aastavanuse linnamaasturi omanikul ja nii edasi. Võib-olla viga on maksukalkulaatoris, mina ei ole seda arvestanud, mul isiklikku autot ei ole hetkel, aga palju segadust on näiteks selle automaksuga ja ilmselt ka väga paljude teiste maksudega niikuinii, eks aktsiis tekitab ka omajagu segadust kas või nendes inimestes, kelle hulka me kõik kuulume, kes vaatavad poes hinnasilte uuest aastast.
No võib-olla selle automaksu teema on veidikene selles, et kaubik on hirmus diisel ja linnamaastur on hübriid. Ja, ma saan aru, et siin on emotsioon mängus. Aga see selleks, selles mõttes ma võib-olla hästi natukene vaidleks, et kui peaminister tõepoolest lubab järgnevaks paariks aastaks maksurahu, siis see on majanduskeskkonnale positiivne signaal. Iseasi, kas see nüüd on tõepoolest niivõrd suure väärtuse või jõulisusega ja tähendusega signaal, nagu minister seda välja mängis. Ja loomulikult on võimalik ju vaadata, et kas ministri narratiiv oli korrektne, kui tuleb järgmine Konjunktuuriinstituudi uuring. Ja ma vaatasin seda automaksu kalkulaatorit, sisestasin sinna just, mis on siis Maksu- ja Tolliameti koduleheküljel, igaüks, kes paneb siis automaksu kalkulaator, sinna kohe jõuab, palun väga, tehke lahti, registreerimismärgi põhjal igaüks saab kontrollida, panin sinna oma sõiduauto, oma auto numbri sisse, sain aastamaks 248 eurot 50 senti, see on siis hübriidmootoriga linnamaastur, baasosa 50 eurot, CO2 eriheite osa 102, massiosa 96, kusjuures minu meelest, ütleme niimoodi, et saame hakkama, pole hullu, et ei ole nagu eurotki päevas, aga see, et siis massi osas arvestatakse nii-öelda täismassi, umbes nii, et ümardamisega veel ülespoole viimase võimaluseni, et see on minu meelest nagu kummaline, et see võtta näitab seda, et selle taga on nagu soov raha kokku kaapida, sest tegelikult ei sõida kõik autod täismassiga, sul ei ole seal 4 inimest sees kogu aeg ja veel 5 kuskil pagasnikus. Jah, vaata, kui see automaksu arutelu oli ja see käis ju jumal 6-7 kuud ja väga, väga tõsiselt ja rääkisin meiegi siin igas või üle saate keskpäevatunnis sellest automaksust, et tore oli, et see vaidlus oli, nüüd see automaks tuleb ja sellega paraku tuleb leppida, ega siin midagi teha ei ole, aga minu jaoks on ikkagi veel üks asi, kui rääkida riigieelarvest, siis endiselt on minu jaoks veidi segane see, kus siis ikkagi need kärped tulevad ja kui palju ja kes avalikust sektorist kärbib. Väga paljud ministeeriumid on öelnud, kust kärbivad, väga paljud ministeeriumid on öelnud, et kärbitakse allasutuste valdkondadest. Väga selget ja ühest aru saama, kus siis kärbitakse, ei ole minul. Jah, see kõik on kuidagi väga laiali valguv ja need numbrid, mida välja käiakse, nad ei moodusta isegi selliste inimeste peas, kes justkui peaks selles teemas orienteeruma mingisugust sellist tervikut. Ja keegi peab teadma seda. No oleks ju tore, kui tegelikult, kui keegi teaks. Ja me jõuame jälle selle, võib-olla mitte vähe seksika teema juurde ja see on eelarve arusaadavus. Et sellest vist nendes ettepanekutes riigieelarvele, siis Isamaa juhtis sellele taaskord tähelepanu, et riigieelarve sellises esitusvormis, nagu ta praegu on, ei ole arusaadav. Ja nüüd on ju päris selge, et seda ligi 700 lehekülge ei ole kõik need Riigikogu saadikud läbi lugenud, võib-olla väike hulk nendest seda teinud on. Ja see narratiiv, mida me siis nagu igapäevaselt kuuleme, on ju see, et kuskil mujal maailmas on väga selged, lihtsad 10-leheküljelised riigieelarved, sellele on mingisugune keerulisem variant, kus siis on võimalik leida ka iga väiksema kulutuse kohta nii-öelda oma rida. Ja meie teame seda, et siis sellelt eelarvelt, mis meile tänavu esitati, tavaliselt oli seal üks lisa, mis hõlmas siis seda, kui palju on sihtasutused ja MTÜ'd saanud riigi poolt raha ja teatavasti see on üks selline must mutiauk, kuhu kogu aeg mingisugust raha valatakse ja kui lõpuks ajakirjandus hakkab kontrollima, et mis selle raha eest on tehtud, siis tuleb välja, et on puhutud suur vikerkaare värviline mull ja see on ka juba lõhkenud ja raha on selle peale kõik ära kulunud. Tänavu seda MTÜ'd ja sihtasutuste lisa ei olnud, Postimees küsis seda majandusministeeriumi, rahandusministeeriumilt ja ei saanud. Nii et aga mis see põhjendus oli? Et ei saa. Ei saa. Ja eks me siis jätkame selle küsimust, et lõppkokkuvõttes on võimalik teha igasugused teabenõuded ja nii edasi, aga tegelikult see nagu liikumine on väga halb, et ühelt
poolt öeldakse, et näete, et Rahandusministeeriumi asekantsler ütleb, et näete, et me oleme teinud selle seletuskirja, ma nüüd fantaseerin natuke, veel 100 lehekülge pikemaks, et eelmine kord esitati mingid küsimused, me püüame nüüd kõikidele nendele vastata selles seletuskirjas. Ja teiselt poolt kaovad sealt kuskile täiesti olematusse ära mingisugused väga selged asjad, millest ongi lihtne aru saada, et sa saad, kes saab mingit raha ja mis ta selle eest tegema peab. Et oluline on ju see, et me saaksime lõppkokkuvõttes selle eelarve sellisesse vormi, et ma ei tea, nagu igaüks peab sellest nagu täiesti aru saama, aga ütleme niimoodi, haritud inimene peaks mõistma seda, kuidas riik oma raha kulutab. Ja see, kui raske ja vaevaline on tee nii kaugele, on minu meelest täiesti arusaamatu. Täiesti nõus, mulle vahetevahel meeldib selline väljend, et keegi võlgneb kellelegi selgituse ja antud kontekstis riik võlgneb maksumaksjale selle, et eelarve oleks läbipaistev ja ütleme kõrgharidusega inimesele enam-vähem arusaadav. Et need selgitused, et me teeme siin natukene nii-öelda paremini ja teil ei olegi vaja aru saada ja meil on kõik tegevuspõhine, see enam ei ole okei. Maksumaksjad ei ole selle narratiiviga enam rahul. Asi tuleb viia tagasi lihtsaks, arusaadavaks ja tõepoolest näpuga on võimalik, peab olema võimalik järgi ajada, kes raha sai, palju raha sai ja küsimustele, miks raha sai, peavad ministeeriumid vastama. Jah, asi on selles mõttes ju absurdne, et tegelikult ka valitsusliitu kuuluvad parlamendiliikmed, kes on nii rahanduskomisjonis kui ka riigieelarve kontrollikomisjonis näiteks on tunnistanud, et nad ei saa aru. Ja see on tõsine asi, et kui parlamendi liige tunnistab, et ta ei saa aru, siis miks peaks maksumaksja, kes on keskmisest aktiivsem ja soovib järgmise aasta riigieelarvega või järgmise 4 aasta riigieelarve strateegiaga tutvuda selleks, et aru saada, kuhu riik läheb. Miks peaks tema nagu sellest aru saama? Peab küll, jah. Ja see on tegelikult üks väga suur ülesanne, mille peab see parlament täitma ära muutma. Riigieelarve tuleb teha arusaadavaks. Arvan ka, et tuleb selle jonnimine ära lõpetada nii Rahandusministeeriumi tasemel, nii siis rahandusministri tasemel, nii Rahandusministeeriumi kantslerite, asekantslerite tasemel, et see sotsiaalne tellimus on niivõrd selge, niivõrd arusaadavalt esitatud, et siin lihtsalt pole võimalik teha nägu, et me ei saa päriselt aru ja võib-olla ikka teil pole seda vaja. Lõppkokkuvõttes miks siis mitte teha nii, et ka kõik ettevõtted alates pisikestest mikroettevõtetest, OÜ-dest ja kõik esitavadki selliseid tegevuspõhiseid, maksuametile selliseid tegevuspõhiseid aastaaruandeid, kus nad ütlevad, et mul olid sellised projektid, et tugevdada perekonna siis säilenõtkust ja selleks kulus mul nii ja nii palju raha ja siis ja palun väga, et las maksuamet siis uurib kogu seda asja. Ja maksuamet palkab juurde 20 inimest selleks, et üldse aru saada, mis seal kirjas on. Just, mis sa arvad, Peeter, sellisest nagu variandist, et kui miks selle tegevuspõhise aruandlusega nii-öelda ettevõtetele sisse, kes hakkavad siis Maksu- ja Tolliametile esitama oma aastaaruandid samasuguses vormis, mis siis võiks sündida? See ei oleks mitte ühelgi viisil ilus, aga see oleks riigi tegevuse suhtes täiesti proportsionaalne meede. Võib-olla isegi õigustatud meede lihtsalt sellepärast, et ikkagi huvitav on see, et vahetevahel peab ka kuidagi riigile meelde tuletama, et maksumaksja on see, kes kogu seda raamistikku üleval peab. Nemad on maksumaksja palgal. Maksumaksja on nende tööandja ja seetõttu nad on aruande kohustuslikud maksumaksjale. Nad vastutavad maksumaksja ees. Sõnad lähevad sassi juba. Et jah, see oleks proportsionaalne meede, loomulikult sellest tuleks suur pahandus, aga ka eelarvega on suur pahandus. Just, ja siinkohal väike paus.